õnnistatud aeg. Oluline, et see aeg ei läheks kaotsi. Kirik ja Jumal annab seda aega meile kõikidele, et me muutuksime paremaks. Et me hakkaksime tundma, et Jumal on meile lähedal. Et me tahame ja suudame midagi teha selleks, et elada Jumalaga just praegu meie igapäevases elus. On äärmiselt tähtis, et tuhkapäevast inimesed püüaksid teha midagi selleks, et muutuda paremaks. Aga muutuda mitte selle kaudu, et me ise pingutame, kuigi see on ka väga tähtis. Aga oleme avatud Jumala armule. Just tänu sellele me võime midagi teha oma elus. Muidugi on väga oluline, et me püüaksime natukene midagi teha selleks, et mitte unustada, et praegu on paastu aeg. Muidugi loobume mõnedest asjadest, loobume reedeti lihast, rohkem võib-olla palvetame, käime ristiteel, aga mitte ainult seda. Kas ma olen hea inimene või mitte? Võib-olla eriti hea ei ole. Tunneme, et me ei ole veel täiuslikud. Ja seepärast võib-olla on väga tähtis kuulata, mida Jumal tahab meile öelda. Kuulata iga päev. Äkki tuleb niisugune mõte ja me püüame viia ellu seda, et me iga päev loeme püha kirja. Selleks, et aru saada seda, millest Jumal tahab meile öelda. Selleks, et aru saada sellest, mida me peame tegema. Aga on väga tähtis aru saada ka sellest, et mitte ainult paastumine või loobumine toidus on tähtis. On väga tähtis ka seda, mida me teeme teiste inimestega. Mõtisklem selle üle, kas tänu sellele, et mina paastun, rohkem palvetan, teen midagi muud. Teised inimesed näevad, et mina olen Jeesuse Kristuse tunnistaja selles maailmas. Ma tahaksin siiski pöörduda eelmise pühapäeva evangeeliumi poole, kus oli niisugune ebameeldiv käsk: armasta oma vaenlasi, palveta nende eest. Kas mul on kõik korras teiste inimestega? Kas ma siis, kui ma tulen kirikusse, kui ma tahan palvetada, kui ma tahan midagi öelda Jumalale, kas on niimoodi, et kõikide teiste inimestega on korras mul? Muidugi võitmatu, et kõikidega läheb hästi, aga kas ma vähemalt püüan midagi teha, et näiteks andestada teisi inimesi või võib-olla paluda andeks neilt, näha, et teised inimesed vajavad minu abi. Võib-olla ma suudan pöörduda nende poole heade sõnadega. Pole vaja teha väga palju, aga siiski ma pean pingutama. Pingutama mitte selleks, et mul oleks parem, et ma tunneksin rahu siis, kui ma palvetan. Et ma tunneksin, et olen õnnelik sellepärast, et käisin pihil, aga sellepärast, et tõesti midagi toimub minu südames. Tuhkapäev on esimene päev. Võib-olla juba praegu midagi teha. Muidugi käia kirikus, palvetada. Aga võib-olla ka mitte ainult loobuda toidust, aga mõtiskleda selle üle. Kas ei ole niimoodi, et ma võin teha midagi teiste inimeste jaoks, eriti nende jaoks, kellele ma ei taha teha mitte midagi. Nad ei ole minu sõbrad, tuttavad, lihtsalt võib-olla vaesed inimesed, kes vajavad minu abi, vähemalt sõnadega. Mõtiskleb selle üle ja alustame paastu aega.